No nii, minut on läbi, läheme järgmise ülesande kallale. Kui juures nüüd varjamatult kasutame just nimelt tegurdamist ülesande lahendamiseks. Teine ülesanne. Nendin jälle, et seda ülesannet saab päris erineval meetoditel lahendada. Tegemist on nõnda nimetatud teofantilise võrrandiga, aga see, et ta on teofantiline võrrand mind antud hetkel ei juhita. Ja tekst ise tuleb ka kohe. Mustaga näiteks lahenda võrrand. Võrrand ise näeb välja selline 5x võrdub 25 miinus 3y ja see võrrand tuleb lahendada naturaalarvudes. Nii et x ja y mõlemad oleksid siis naturaalarvudes. No nii. Tekst pange kirja ja mõtisklege mõne hetke, et miks eelmine ülesanne teile lahendatud sai, et kuidas me seal käitusid. Ma tõin teatud hetkel selles targa inimese lahenduses 11 sulgud ette. Nüüd jälgige seda võrrandit, seal on kordaja 5, 25 ja 3. Tegelikult peaks pikker olema võrrandis olemas, seal on 5 ja 25. Ja nendest kahest peaks saama sulgud ette tuua teguri 5. Muid loogikat ma ei näe. Et edasi muidugi on võimalik siin kuidagi jõuga trampima hakata, et x1, x2 ja mis kujud on, aga siis te upute. Eelmisel korral meil lihtsalt vedas. Piirdusime seal 2-3 katsega, aga siin võib ära uppuda ilmselt. Lahendus. Ütlesin juba kõige põhilisema ette. Ja see kõige põhilisem ongi see, et vähegegi võimalik nutikas matemaatika tegudega. Et paraku need 5 ja 25 võrrand erinevatel pooltel, aga te miski takistada teil nüüd tuua ühele poolele. See 5x, ma kirjutan ta korra isaki inimesena ümber veel kord. See -3 mulle ka ei meeldiks, et pluss on ikka toredam. Ma käitun järgmiselt, viin 3y võrrandi vasakule poolele, märk muutub ja pluss 3y. Muidu miinus on -3y. Nüüd ma pean midagi vastu panna, eks. See 25 ja 5 pidid koos olema, et kui ma nüüd 5x-iga kogin paremale poolele, siis paraku tuleb siia -5x. Aga kui sa võtad, et kuskilt on oma miinus tekkis. 3y ja miks ma 5? Ma toon teguri 5 sulud ette, et ega siin mingisugust muud tarka minule silma küll ei tarka. Ma nentisin, et neid saab teofantiliste võrrandite ja seal meetoditega lahendada. See on kaugelt midagi muud kui see, mis siin. Kuna see seos siin on meil hästi oluline, kogu see jutt ainult sellele tugineb edaspidi, siis ma panen talle numbri ka küll, ütleme, et eelmises ülesandes oli meil hästi tähtis seos 2. Me enam ühte pane, ütleme, et see on seos 2. Et ma edaspidi viitan seosele 2, siis jutt käib sellest. Nii, nüüd mõni hetk mõtisklege. Eelmises ülesandes mind huvitas 11-ga jagus ja see tekkis jääk ja jäägi tõtt olid see võrdne 1-ga. Siin on kogunisti päris mitu tegelast, mis kohe silma torkavad. No vaatame nüüd kõiki. Tõsi, tuleb nentida, nüüd kõiki vaja ei ole, piisab ühesse. Ja see on ausalt öeldes täiesti teie valik, millest siin parasjagu kinni hakata, aga no vaatame kõiki. Võrrandi vasakul poolel on 3 korda y, 3y. No mida selle koha, see saab siis ütelda selle vasaku poole kohta. Y kohta meil andmed puuduvad, aga kui kuskil on tegur 3 sees, siis see viitab sellele, et kogu see vasak pool peaks jaguma 3-ga. Võrrandi või seose võrrandi
vasak pool jagub 3-ga. No tore on, jah, vasak pool jagub 3-ga. Aga siin vahepeal on üks tore võrdusmärk, see tähendab seda, et parem pool peaks ka 3-ga jagub. Kuskil peab olema tegur 3 või seal 9 või 27. No olgu. Parem pool. No miks ma juttu vasaku poolega pooleli jätsin? Kui minul antakse valida tegur 3 ja tegur 5, siis mida suurem tegur on, seda kasulikum see valida on, et piirangud on suuremad, efektiivsus ülesande lahendamisel ka suurem. Vähem katseid, ilmselt saate kiireliselt lahendi kätte ka. Paremal pool on meil 2 tegurit, üks on 5 miinus x, mille kohta oleks ka midagi tarka öelda, kõik sõltub sellest, millega see x on võrdnud parasjagu. Aga siin on sees tore tegur 5. No, tõmmagi noole kohe 5 juurest. Tänu sellele, et seal see 5 on, võrrandi parem pool. Parem pool jagub 5-ga. Apsti. Saite kirja. Kohe vahetan poole ära ja et mul oleks võimalik rääkida, siis järgmise lehekülje alguses ma kirjutan selle seose 2 uuesti, sest seda on mulle enesele vaja. Ja nüüd ma jään uuesti mõtisklema, ma siin nüüd olen mitu korda muutunud oma otsust, et kas ma hakkan kagutama selle 3 kaudu või hakkan kagutama 5 kaudu. Ähvardsin 5 kaudu kagutama hakata, aga nüüd hakkas mulle see 3 meeldima. Põhimõtteliselt kuidagi on ükskõik, kuidas siit minna. Nii, leht vahetub. Kirjutan veel kord selle tähtsa seose välja, siis kogu see arutelu hakkab selle põhjal siin toimuma. Ja nüüd ma tegin otsuse ära. Mind huvitab ikka see 3. No vaat, siin on üks tegur 3. Parem pool peab järelikult ka kuskil eneses 3 peitma või vähemalt üht tegurit 3. Kuna see tegur 5 siin, no kohe päris kindlasti 3-ga jaguda ei saa, mis on nimelt 5, siis muud võimalust ei ole, kui see 5 miinus x peaks jaguma 3-ga. Muidu lihtsalt võrdusmärki kehti. 3y, vasak pool jagub 3-ga, paremal poolel on ainult mingisugune õnnetu 5, mis 3-ga jaguda ei saa ja siis see teine tegur 5 miinus x, selle kohta nagu ei oska midagi öelda, aga järelikult seal peab siis mingisugune 3 peidus olema. Nii, 5 miinus x jagub 3-ga. Nüüd on üks hästi tähtis nüanss veel. Võrrandi lahendamise alguses öeldi, et see võrrand on vaja lahendada naturaalarvudes. Naturaalarvudes. See x siin on naturaalarv. Y samuti naturaalarv. Nüüd on mul neid nooli nii palju, et ma vahetan värvi. Aga üsna tähtis moment järgnevaks. See Y on naturaalarv. 3y on järelikult mingisugune positiivne arv. Võrdus kehtib. Järelikult ei ole muud võimalust, kui et see 5 miinus x, mitte ainult, et ta jagub 3-ga, aga ta peaks igatahes olema ka veel positiivne suurus. Vähe sellest, see x-i peab olema ka positiivne arv, naturaalarv. No, kui naturaalarvust ka 0 lugeda, siis ütleme, et 0 ka kaasas. Ja see seab need piirangud ja väga olulised piirangud. Tekib ainult 2 võimalust. Esimene on juhtum, et see x näiteks on 0. No siin saab vaielda, kas 0 on naturaal või mitte, aga oletame, et on. Sellisel juhtumil x täiesti rahulikult võib olla tõesti 0. Siis see 5 miinus x saaks kuju, ma panen suur meelega, siis on nagu ühte moodi, kui see kirjas. 5
oi, nüüd mul läks segi, et kokku peaks 0 tulema. Väga vabandan. See esimene võimalus on hoopis, mitte x ei ole 0, vaid 5. Siin sulgudesse peab 0 tekkima. No nii, täitsa. Ja 5 peaks olema. Siia peaks meil olema minema 5. Ja tõepoolest 5 miinus 5 annab 0 ja 0 3-ga jagub. Nii et seda vaidlust, et x ise 0 oleks, ei olegi, jah. Näed. Ja see tõepoolest 3-ga jagub. Kui x on 5, siis see seos, mille numbriks ma panin 2, vaat sellest samast seosest 2, saan ka y-väärtus. Kui see nii peaks olema, siis ma järeldan kohe seose 2 abil, et 3y ongi siis parasjagu 5 korda, ja nüüd x oli 5, ma nüüd veel kord välja 5 miinus 5, 3y on siis 5 korda 0 ja korrutis 5 korda 0 on 0 ja y loomulikult 0. Et esimene lahendipaar tundub olevat meil leitud. Ütlen korra välja siin selle vahetulemuse vastuse. x0 ja y0. Kes soovib võtta ka võrreldussüsteemi vastusena välja kirjutada või lausa punktina, millel on 2 koordinaati. Teine variant, me jäigi mõtiskama, jah, 5 sobib ja teine vist on 2, eks. Siis see 5 miinus x negatiivseks ei lähe ja x2 täiesti sobib küll panna. 5 miinus 2 on 3 ja 3 3-ga jagub. Nii et teine juht on siis, mul see tahvli jääb, aga panen selle siia lehe. Kui x on 2, siis see tõepoolest sobib, sest 5 miinus 2 on 3 ja 3 jagub 3. Nii, ja nüüd x on leitud, y ka, ikka sellest samast seosest 2. Järeldan siis. Kasutan siin matemaatilisi sümboleid, et vähem kirjutada, eks. Mis kuju meil siis võrrand saab siin. 3y on sama hea kui 5 korda. 5 miinus 2. Nii, veel kord üks järelduse märk. Siit saame siis, et 3y on 5 korda 3 ja 3-d parasjagu vasakult ja paremalt poolt taanduvad. Saame, et y on 5. Rohkem varianti minu arust ei ole. No, 3-ga jaguvuseks. 5 miinus 5 andis 0, 5 miinus 2 andis 3. Midagi suuremat me siia panna ei saa, näiteks 8 ei saa panna, sest x on naturaalarv. Ja midagi väiksemat panna ka ei õnnestu. Niisiis, ütleme ilusasti vastuse ka välja. 2 lahendit saime 0 ja 0. Teine variant siis on x2 ja y5. Vahetan veel kui ilusti lehti, see läks kuidagi väga täis mul siin. Vastus. Ja noh, need vastuseid on siis 2 tükki ja miks mitte kirjutada näiteks võrrandusüsteemina välja. Täiesti. Miks mitte, need lahendid kehtivad koos järelikult. X0, Y0 on üks lahendipaar ja teine lahendipaar oli siis X2 ja Y5. Ja teine ülesanne sellega seoses läbi. Minut puhkust.